Helen, uus Türi vallavanem, palju õnne! Aitäh! Kas näiteks aasta tagasi oleks võinud pähe tulla niisugune mõte, et mis ma aasta pärast teen, et võib-olla hakkan vallavanemaks kuskile? Ei, aasta pärast või aasta aega tagasi sellist mõtet veel ei olnud, et ma kindlasti vallavanemaks hakkan, aga samas mõtteid selles suunas, et endale pidevalt uusi väljakutseid otsida, seda on ju kogu aeg olnud. See on kahtlemata julge samm, sest me näeme hoopis seda kurva pilti, et tegijad inimesed kipuvad poliitikast eemalduma, et see on niisugune õhukene jää ja niisugune kahtel nõuab teatavat meelekindlust. Kas otsustamine tuli kergelt? Ma võin öelda, et otsustamine tuli kergelt sel hetkel, kui otsustamiseks läks. Et ma olin saanud selle peale natukene sellise mõttega lihtsalt mängida, kui see otsus päriselt oli vaja langetada. Aga see õhukene jää, tegelikult iga amet on meil selline, kuhu sa pead panustama 100%. On ta siis vallavanema amet või on ta mõne muu ametiasutuse amet, et see vajab panustamist ja ma arvan, et panustamine on ka see, mida pärast saab siis vaadata, et kas oli õhuke jää või mitte. No hästi palju oli enne valimisi juttu, et Türi vajab muudatust. See on ju poliitikas selge, et kui üks võim on pikka aega paigas, siis mis seal teisel muud ikka rääkida. Aga pärast valimisi küsitakse, et mis need muudatused on, ja ma küsingi. No, esimene muudatus, mis tuleb meil ära teha, on nii-öelda ametialane, eks ole. Et inimesed, kes muutuvad nii vallas kui ka siis vallavalitsuses, on see esimene samm. Aga tegelikult need muudatused tulevad tasapisi. Et need kokkulepped, mis meil on sõlmitud ja volikogus siis kinnitust saavad, siis seda teed me tegema hakkame. Aga inimeste jaoks võib-olla tuleb vald natukene sammu võrra lähemale ja bürokraatiat läheb vähemaks. Kas mõne eelmise valitsuse õmmeldud ülikonna arutate lahti ka ja panete uues järjekorras kokku? Ma vastaksin sellele natukese aja pärast, kui me oleme täpselt saanud vaadata, milline on praegune vallavalitsus, milline on see struktuur seal sees ja kuidas siis teatud otsuse üldse tegema peab hakkama. Üks asi on veel, mille kallal ma pean norima. Alati enne valimisi on ju põhiline märk koostöö, kritiseeritakse võimulolijaid, et nad ei tee koostööd, opositsiooniga lubatakse ise teha pärast valimisi, aga kuidas on plaanid selles osas? Kas loodate selle opositsiooniga teha konstruktiivset koostööd või võib-olla pole see võimalik? Kindlasti loodame, et täna tegelikult me oleme kõik Türi valla eest väljas. Kõik, kes on valitud, kõik, kes oma tööd jätkavad, kõik on selle nimel väljas, et Türi vald oleks parim koht elamiseks. Nii opositsioon kui seda ka täna koalitsioon, et seda ei tasu ega pea enam rõhutama, vaid me teeme seda tööd just nimelt koos. Vahel on otsuseid kindlasti, mida peab tegema siis lähtuvalt sellest, milline on rahaline olukord. Aga need otsused saavad kindlasti mõlema kaalu. Kas on ka mingisuguseid plaane selles, mingit võtmepositsioone opositsioonile laenutada natukeseks välja või anda sellist otsustusvõimalust reaalselt välja kanda koalitsioonist? Ja, tegelikult on küll, et meil on täna juba laua peal päris mitmed osalused siis Türi vallas erinevates siis osapooltes MTÜ-des, kas või Eraomavalitsuste liidus, et meil on plaanis neid opositsiooni liikmetega jagada. Ja samamoodi need otsuste kõrvale tuua. Milline on kõige suurem hirm praegusel hetkel sellele ametipostile vastu vaadates? Öeldakse ju nii, et julged kardavad, ent rumal ei karda. Hirmu kui sellist ma praegu küll ei saa öelda, et tunneks. Aga ma tean seda, et tööd esimestel kuudel tuleb teha üsna palju, päevad tulevad väga pikad ja seda olen püüdnud ka oma perele nii-öelda ette valmistada, et tulevad pikad päevad, kus emmed kodus ei ole. Viimane küsimus. Kas lasteaiatööga on selleks maiseks eluks igavesti lõpetatud? Ma ei saa kunagi öelda selle peale, et mind hariduse poole tagasi ei tõmba. Küsimus selles suunas, et kas mingi killukene hingest jäi sinna? Ma arvan, et sinna jäid palju kilde ja minu võimalus on ju tegelikult praegu teha palju rohkemat, kui seda ma sain teha asutuses koha peal, et lasteaia või haridustee üldiselt on praegu ju minu võimalus kujundada. Aitäh ja jõudu! Aitäh!